Jumal näeb meid Kristuses. Nii on tema ja nüüd on nii oluline, et kui Jumal näeb meid Kristuses, et meie ka seda näeksime. Nii nagu Jumal vaatab asjade peale elus, nii nagu Jumal asjadel elus, ütleme siis hinnanguid annab, et nii ka meie näeksime ja samas annaksime hinnanguid. Ma toon siin selle Korintuse sellest esimesest kirjast, teisest peatükist ühe sellise väikese mõtte siin teisest salmist esile. Siin ütleb, et sest siin tuleks nagu sõnahaaval nagu mõtiskleda nende sõnade üle. Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui risti löödust. Vaata nüüd, ma olen ikka nüüd, viimane aeg ikka mõtled niimoodi, et mitte nii, et mis mina tast arvan või sellest arvan või kuidas mina mõtlen või kuidas meie kiriklikult sellele mõtleme, vaid ma nagu püüan seda vaadelda esmalt selles kontekstis, kuidas Paulus seda kiri kirjutab. Milline on sealne atmosfäär? Seal on igal pool toimub ju käsupidamine. See on nii loomulik. Kõik elavad normatiividest, nende normatiivide täitmisest. Kõik vaatavad, kas kõikide korraldused on tehtud, teostatud, et keegi millegiga ei oleks nagu äpardunud. Ükskõik millise normatiiviga. Sest kus on üleval need käsud, seal on igal pool ka need ebaõnnestumised ja läbikukkumised. Aga siin, kuidas Paulus ütleb nüüd, on ju kõik elavad normatiivides ümberringi. Ärme arva, et seal kõik mõistavad Jumala armu. Paulusel on ainult asi ilmutatud. Sest see asi, pärast me näeme siit edasi ka, et see asi pidi saama ilmutatud. Ma rõhutan just seda. Sest väga kerge on öelda, et loe Jumala sõna ja näe ja saa aru. Ega ei ole küll nii. Mõelgem vaid, me kõik loeme Jumala sõna. Ja võiks öelda, kui erinevalt me aru saame. Aga kiri on meil kõigil üks ja see sama ju. Nüüd, nii öelda siis, ütleme selline filter või mille läbi filtri me näeme. See on sama asi, nagu maailmas öeldakse meile, maailm ütleb, mulle on öeldud seda ja ma arvan teistele ka, et öeldakse, et te olete nii ajupestud inimesed. Siis ma mõtlen, et ajud on pestud. Ma mõtlen, aga maailm teostab ju seda alates lasteaiast peale käib ajupesu. Või ajusid pestakse. Sind töödeldakse. Täna tee lahti, ma ei tea, mis iganes, televiisor, kuula raadiot, loe ajakirjandus. Kõikjal käib ajupesu. Ja siis nad ütlevad, et kristlaste kohta, et te olete nagu ajupestud inimesed. Ei, ma tean, ainult üks tõeraamat on, see on Piibel. Ainukene tõde. Maailm on ajupestud. Nendel on omad loogiad, täna tuleb nii uskuda, homme tuleb teine valitsus ja poliitika ja tuleb nii uskuda ja siis tuleb niimoodi teha ja naamoodi teha. Piibel on läbi ajastute läinud. Ainukene tõeraamat. Ja nüüd, kui sa mõtled Paulus Korintuse, otsustasin teie keskele, nii-öelda tulles või olles teie keskel, ma otsustasin teada Jeesus Kristust, teda kui risti lööduna ja mitte midagi muud. Nüüd see võtab ära kogu käsumärgi. Kuhu see siis jääb? Paulus ütleb selle kohta, aga sellest ei olnud ju midagi, kasu ei olnud. Saate aru, vaata, kui te loete Piiblit ja näete, milline lahing toimub selle käsuajastu ja uue armuajastu, mis tuli kui peale, mis seal vahel toimub. See on nagu tuli ja vesi oma vahel. Vaata, nüüd jälle, mina loen, saan aru niimoodi. Keegi teine loeb, näiteks eile seal raadiot kuulates keegi ütles, väljendas niimoodi, meie uue lepingu usuelu alus on 10 käsku. Kõik ehitub 10 käsule ja seda sama tuli Paulus nüüd kuulutama ja seda sama Paulus õpetas.
ma kehitan küll kõlgu, kus see inimene elab. Sest öeldi, esimene leping oli kasutu. Ja siis ta ütleb veel, vana ja uus leping on veel samad lepingud ka, ainult selle vahega, et uus on parem. Ja mitte midagi räägi ka, mismoodi ta parem siis on, kui need on samad. Samas, kui sa loed Heebrea kirja, ütleb, seal ei ole üldse midagi võrreldavat. Sest esimene leping oli Jumal inimesega, teine on Jumal Kristusega. Seal ei ole üldse sarnasust. Või öelda, Jumal teeb iseendaga lepingu. Teine on Jumal patuse inimesega. Kui suur vahe, see on ju nagu öö ja päev vahe. Ja nüüd, kui Paulus ütleb, alustades seda, või ütleme teise esimese selle oma kirja seda teist peatükki, siis ta ütleb, ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesus Kristust ja teda kui risti löödud. Sest täna, kui sa mõistad seda, kõik minu elu ja olemine ja õnnistus, positsioon, kõik, mida ma oman ma vaid ainult risti löödud Kristusele. Ja minu enda poolt mitte midagi, kas elan head elu, halba elu, kuidas elan, mismoodi elan. No siin lähevad jälle harjad punaseks inimestel, kes kuulevad, on ju. Ükskõik mismoodi elad. Ei, ma ei saagi Jumala õigena teistmoodi elada, kui elada Jumala õiguses. Küsimus on ilmutuses, kelle ma olen ära tundnud. Temas on minu elu. See ei ole ükskõik kuidas elu. Vaata, kui sa loed siit edasi, ütleme näiteks 10. salmist, kui siin vahele jätta, ütleb nii. Aga meile on Jumal selle ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim ise uurib läbi kõik ka Jumala sügavused. Tähendab, me ei tule Jumala olemise juurde üleüldse ilma ilmutuseta. See teeb natuke nõutuks nüüd, sest kõik oleneb temast, kes on kutsuja. Kõik oleneb kutsuja tahtest. Mitte midagi ei olene nii palju sellest, keda kutsutakse, vaid kõik oleneb temast, kes on meie kutsuja, nii te öelda, ta kutsub ju meid iseendasse. Olema nagu tema on. Sa ei saa olla väljaspool teda, mitte kui tema on. Sest see on kõik surmatasand, see on väljaspool teda on ainult valitsemas surm. Ja sellepärast ütleb ju Jumala rahval, on see hingamise aeg on ju kõik meil ees. Ees selles mõttes, meie elu on ju Kristus ees. Kõik on ju ees. Taevane olukord, mis me oleme, kus me asume täna, kõik on ju meil ees. Väga hea on mõelda. Ära põe või ära kahetse minevikku. Imetle tulevikku. See kõik on ees. On ju. Kõik, mis meil homne päev või ütleme järgmine sekund, kõigest, kui iga olukord, mis meie elus võib kätte saada, nagu see sama, kui ta ütleb, et aga selle on Jumal ilmutanud meile oma vaimu kaudu, täna ei ole võimalik, vaadake, kui palju piiblis on hoiatusi, et hoiatatakse nende kuulamast ilukõnesid. Minu meelest mitmes kirjas Paulus hoiatab, et neid ilukõnesid mitte kuulata või tähele panna. Sest nendega moositakse inimesed ära lihtsalt. Igasuguste teooriatega, igasuguse humanismi või millega iganes, mis ei lähe kokku Jeesuse Kristuse ristil toimuvaga. Vaat see on nii resoluutne. Kas sinu elu baseerub sellel, miks Jeesus suri Golgata ristil ja üles tõusis? On ju kõik, mis sellega ei baseeru sellel pinnal, ei kanna Jumala vilja. Loogika on tegelikult samas väga lihtne. Ta ütleb selle kohta ka, et nagu on juba vanas lepingus kirjutatud asja kohta, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Kui sa mõtled sellele, see saab olla südame ilmutus, mis tuleb esile selle sama suhte ja osaduse kaudu, mis meil on täna Jumalaga. Nii et ta ütleb ju, meil on osadus Jeesuse Kristusega või osadus, kuidas ta siin selles Johannese, selle esimese Johannese kirjas siin ta räägib sellest, ütleb
siin 3. salmis, et teilgi oleks osadus meiega ja meie osadus on isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. Ja seda me kirjutan teile selleks, et teie rõõm oleks täielik. Sest selle osaduse tõttu, mis meil on täna Jumalaga, on meil osadus üksteisega. Kas pole huvitav mõelda? Läbi Jumala me omame osaduse üksteisega. Vaata, kui huvitavalt asi töötab. Nii et see ei ole mitte selline, nagu ütleme, no ma saan aru, tulevad kokku need igasugused seltsid. Noh, jahimeeste selts ja ma ei tea, mis iganes, kalameeste selts ja tähendab, need seltsingud, vaata, nemad leiavad ühist meelt tegevusest, mida nad teevad. Naiste seltsing. Jah, no naiste seltsingud ja igasugused. Need on nii palju. Nad otsivad ühisosa tegevusest, mida nad teevad. Aga meie ühisosa saab olla Jumalas, kes on meid kutsunud endasse. Meil on teistmoodi see. Meil ei ole huvialaga. Meil on taeva ilmutusega tegemist. On ju? Iga päästetud Jumala laps on tegelikult taeva ilmutuse osaline. Pääste on ka taeva ilmutus. Mitte midagi siin ei ole. No, kui sa loed Paulust, ütleb ju, mis pole ühegi inimese südamesse tõusnud. Tähendab, mida inimene ei saa inimesele rääkida. Ta ütleb, uus leping on ju see, kus vend ei õpeta venda ja seal ei öelda tunne issandat. Sest seal vaimu läbi, ka iga Jumala laps tunneb vaimu läbi teist Jumala last. Sa räägid siin ainult Jumala lastest, ta praegu vaatavad siin mitteusklikud ka ja vaatan. Mitteusklikud? Ei, usklikud vaatavad ka, aga vaatan mitteusklikud ka. Ja, vaata, lugu on selles, mitteusklikega on see asi, et seal tuleb Jeesus vastu võtta. Saad kohe sinna osadusse sisse. Väga ruttu käib see asi. Kuidas see vastuvõtt käib? Jah, aga vaata, vastuvõtt käib nüüd nii lihtsal teel, et seal tuleb süda lihtsalt Jumalale avada ja tunnistada, et Jeesus, ma tänan, et sina oled minu issand ehk minu eest läinud ristil surma, kõik minu vana elu ära lõpetanud ja mulle vastu andnud uue olemise elu. Ja selles elus ma korraga leian selle osaduse kõigi Jumala lastega. Mis siis, et Jumala lapsed mõtlevad ka natukene erinevalt. Igaüks on ju taevase kutsumisega kutsutud. Igal ühel on vähekene erinev see, kuidas ütleme, kuhu ta on kutsutud. Natukene on seal väikesed erinevused. Aga see üldskeem on kõigil meil sama. Elada esile Jeesust Kristust, kes on meie olemine. Küll on see lihtne tegelikult, et see töötab ühe sellise lihtsuse peal. Ja inimese suu peaks, no ma ütlen niimoodi, peaks suutma tunnistada, et Jeesus, sina oled minu, ütleme, boss või kuningas või päästja või Jumal või kuidas keegi seda näeb või mõtleb, aga mõistes minu elu ei kuulu enam minule endale. Ja selles hetkes, kui ma aru saan, kõik minu järgnevad päevad on Jumala kätes, ehk ma kuulun talle. On ju, ja olen päästetud selle läbi. Sest nüüd, kuidas keegi seda sõnastab, on natuke teine küsimus. Sest ta ütleb, südamega sa usud ja suuga sa deklareerid seda esile, Jeesus, sina oled mulle kõiksus. Ja ma elan nüüd tema läbi. Küll on lihtne, on ju. See on nii lihtne, kui see tee on nagu läbi käidud. Aga see on nagu kooli ajal, ma mäletan ka, kui pidid eksamile minema, siis vahel mõtled, et no võimatu läbi saada. Ja pärast, kui sa tuled sealt, siis mõtled, see nii lihtne oligi või? Sama Jumala juurde tulemisega. No jah, no mis sa teed? Noh, jah. Nii see asi on. Vahel eelnevalt tundub asi keeruline, aga kuidagi ühel hetkel sa nagu samastud sellega või seda nii huvitav kirjeldada, et vaata, Jumalaga on ka niimoodi, et kes küll võib mõista Jumalat, on ju, tema suurust, tema pühadust, tema täiust. No, kes küll suudab mõista. Ja vaadake, üks väike laps saab ühe kogemuse Jumalaga ja ta mõistab kõike. Just. Tegelikult see on nii lihtne. Aga vaata, ajud teevad asja keeruliseks. Inimene hakkab läbi mõtlema punkt 1, punkt 2, punkt 3. On ju, sul on suhe Jumalaga, kõik on nii lihtne, kõik on olemas. Pole osadust, kõik on keeruline.
ja sellepärast Jumal ei tahtnudki, et me jääksime selle käsundus või selle käsulepingu alla, kus inimene täidab Jumala ees korraldusi, vaid hoopis, et Jumala lapsed tulevad suhte ja osaduse tasandile. Ja armastavat Jumalat korraga kogevad. Kõik lihtne on ju. Ei midagi enam täita, et selle najal midagi olla, vaid korraga sa lihtsalt oled, sellepärast, et tema kutsus sind oma pojaks. Tegelikult see on nii, halleluuja, nii lihtne, nii mõnus, nii paigas. Ja tead, see ei muutu mitte kunagi, mis on hea uudis. Meie äpardused ei muuda Jumalat äparduseks. Saad aru? Või meie ebaõiglus ei tee Jumalat ebaõiglaseks. Aga me vahel arvame nii, siis selles maailmas asjad töötavad teisel viisil. Jumal jääb lõpuni selleks samaks, ustavaks, tõeliseks, pühaks, kes ta oli alguses, on ta lõpuni. Aga meie saame jätkuvalt temast osa ja kogu aeg muutudes selleks, kes tema on. Mida rohkem vaatled teda, seda rohkem sarnasust temalt saab. On ju? Mida rohkem sa jumalalaste osaduses käid, seda enam sa jumalast osa saad ju. Õiges osaduses. Õiges, ja ikka õiges. Sest et see õige usk, no jälle vaata see, lahku kirjutatud või kokku kirjutatud. No okei, igaüks möödu ise. Et õige usk toob esile õiged teod. Just. Õigesti uskumine, jah. Just nimelt. Õiget uskumine, aga noh, keegi armastab öelda õige usk, noh, et toome esile õiget teod. Ei, see nii ei tööta. Võiks öelda usk õigusesse ehk õigesse isikusse, kes ise õige on, toodab esile õiguse. Ja kui see usk on minu sees, siis see toob esile minus õiguse. Nii et ma olen õige tema õiguses. Ma usun sellepärast, et tema minusse usub. Ja see kõik, mis ta minu eest on teinud, ma lihtsalt olen selle najal see, kes ma olen. Ja sellepärast apostel Paulus ütleb siin, just ma rõhutaks seda, ta ütleb, tulles või olles nende keskel, ta ütleb, ma otsustasin teie keskel mitte midagi muud teada, kui vaid ainult Jeesust Kristust ja teda kui ristil öeldud. Kõik meie elu lähtub sealt. Aga ma ei tea, milleks üldse muust rääkida. Kui meie elu allikas, nagu Taavet ütleb, kõik mu allikad on sinust. Aga milleks üldse muust rääkida? Mõte on ju kogu aeg rääkida Jeesusest, kes ongi ju meie see suhe, meie osadus, meie olemine ja temast lähtuvalt me omame elu ja kõike muud ülikülluslikult. Näe seda nüüd. Nii et, ja ta ütleb, et selle on siis Jumal ilmutanud meile oma vaimu kaudu. Selle, vaat siin ei aita, ma õppisin, ma ei tea, mis iganes, kristliku teoloogia selgeks. Nüüd ma tean, olete kuulnud neid inimesi, kes käivad, tulevad siis mingisse kristliku kooli, siis ütleb, et budistliku kooli ma juba lõpetasin või hinduistliku tegin ka läbi, nüüd ma tulin kristliku õppima. Vaadake, need ongi maal üks häda ja õnnetus. Nad teavad reglemendi, õpivad selgeks, kuidas asjad käivad. Aga elu nende sees ei ole. Seda funktsiooni, mida Jumal on loonud inimese või maa ja taeva vahele, et ta ütleb, nagu taevas on, nii sünniks maa peale. Sellepärast ei ole see õpitav. Jumal saab neid ka kõik. Iga ühe saab. Jah, selline hea väljendus on, et igal oinal oma mihklipäev. Ükskõik, mis teed ta tuleb, oluline on, et ta kohtub Jumalaga. Jah. Nii et, aga kuulates vahel inimesi on selline kentsakas mulje vahel, et huvitav, mis teekonnad need on, millest nad räägivad. Aga ta ütleb, et meil on osadus Jumala isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega ja selle läbi meie keskel saab olla rööm täielik. Sest see on osaduse rööm, see on olemise rööm. See ei ole rööm sellest, ma tegin ja mul läks korda või ma sain mingi võidu kuskil või mis iganes, õnnestus midagi läks korda. See ei ole rööm, mis tuleb ja läheb, vaid see on olemise rööm, mis jääb. Ma tahan seda rõhutada just. See on nii, nagu said päästetud. See ei ole, ma täna olen, ei tea, mis homme saab. Vaata, Jumal ei tee protsessi üheks päevaks. Vaatame, mis tast saab.
Jumal päästis su igaveseks, sest see on Jumal, kes on päästja. Inimesed päästavad sind jah 1, 2, 3 või päevaks või kuuks või aastaks. See on teine asi, see on see päästeteenistuse, on ju päästjad. Nad on ka inimesed, päästavad inimesi, aga nad ei päästa sind igaveseks. Amen. Ta viib jah alustatud lõpuni kuskil piiblis on öeldud ja. Tema viib selle lõpule. Nii et tema on nende asjade tegija. Siin ei ole enam inimesega tegu, siin on temaga tegu. Ja sellepärast, kui me üldse vaatame Jumalat kui päästjat või Jumal, kes võjab oma püha vaimuga, Jumal, kes annab oma andid, ta ei võta iial oma andi ära, ta ei võta oma püha vaimu ära, ta ei võta oma päästet ära. Jumal ei tee õpetatakse teistpidi tegelikult ju kogu aeg. Aga ma arvan, et see tuleb sellest, vaata, kui kodus näiteks, mina mäletan, kui mina koristasin toa ära, see mandis mulle kommi näiteks, on ju. Kommi see üldse harva, on ju. Et praegu ka, et umbes, et ma olen nagu Jumalale hea laps. Ma ju ka 10 aastat mõtlesin, kui ma olen nagu hea laps, juuksed on õieti kammitud ja kõik teen korralikult ja ühtegi eksimust mul ei ole. Ja kui on, siis ma enam ei ole hea laps, on ju. Siis ma ei ole armastatud enam, on ju. Et noh. Aga hea uudis. See on nagu varsti kogu aeg. Oled sa hea või mitte hea, aga võti seisneb selles, Jumal oma staatust ei muuda inimese elus. Kui sa oled päästetud saanud, siis sa oled päästetud. Edasi võib olla minna täielikku pimedusse, pettusesse, valed, kõik mis elus võivad hakata esinema. Aga su vaim jääb sellesse staatusesse edasi. Jumal ei muuda või Jumal ei lõpeta ära tööd sinuga. Ehk siis Jumal ei tee aborti nagu, et kui ta on uuesti sünnitanud, siis ta nagu ei tee aborti. Jumal ei ole kurjategija. Aga see, kes sind viib valvadele tegudele, on lihtsalt see, et sa ei tunne ära seda hingevaenlase strateegiat. Tema tahab kasutada sinu ihu samamoodi nagu Jumal. Aga sina oled Jumala pühavaimu tempel. Aga mis tema ütleb? Tema tahab ka seda ihu kasutada. Ta tahab ka seda ihu kasutada. Nüüd ei tee enam sina, vaid teeb see, kellele sa maad annab. Jumala laps ei taha teha enam pattu, sest ta tuli Jumala juurde, ta sai Jumala tundma. Ta sai Jumala tundma. Aga see, mis sunnib või kes sunnib, mitte mis sunnib, vaid kes sunnib. See on vaimne jõud, hingevaenlane, pettes sind või pettes mind või pettes Jumala lapsi, ütles, ei, sellest pole midagi, et kui sa ka teed seda. Aga tegelikult see teeb küll väga palju, sellepärast, et sa kaotad selleks hetkeks nagu mitte lapseseisus sa ei kaota, aga sa kaotad osalus. Ja mis tähendab, sul ei ole enam võimet seista vastu hingevaenlase strateegiale. Täna ju Jumal tahab näidata, mina olen sinu boss. Meil on teokraatia. Me elame demokraatlikus riigis, aga meil on teokraatia. Ja kes see teokraatia boss on? See on ainult Jumal. Tema on ainukene, keda me kummardame. Teised Jumalad, palun väga, lahkuge minu templist, lahkuge, sest teil ei ole minu üle meelevalda. See on üks tempel, see kuulub Jumalale, ma olen püha vaimu tempel, ma olen püha vaimu Jumala kuningriik, see on minu sees ja siit tahab välja tulla, kes püha vaimu vägi, Jumala sõna, Jumala armastus, Jumala õnnistus. Ja selleks, just see, mis Taavi räägib, ongi see, et me jõuame sellesse punkti välja, kus Jumal näitab meile oma suurust ja vägevust selle läbi, et sina hakkad tunnistama, tema on minu sees ja teistel vaimudel või teistel olenditel, mis on nähtamatud, ei ole minule meelevald, on ainult üks tööline, elab Jumal. Aamen. Ma olen näinud ka, et Jumal ise nagu tõmbab sellest jamast välja, et ise nagu ei tee mitte midagi, aga ta tõmbab sellest sopast välja kuidagi, rapsib puhtaks ja paneb jälle sinna biopesale tantsima. Hästi huvitav, see, ma ei tea, kes kuulas viimati, kui Tarmo rääkis meil seal Mustamäe teel. Hästi huvitavalt Kolosslaste see kohta, vaata kus on see, et Jumala viha tuleb hooruse ja rüveduse ja need asjad vastu. Et huvitav, et mitte Jumala viha nagu kui inimkonna vastu oli juba ristil, on ju. Aga just selle hooruse vastu ja mis iganes need olid seal, need halvad asjad, on ju. Et ma pole kunagi niimoodi lugenud, see oli nagu moment minu jaoks. Et ei tulegi nagu nende inimeste vastu, vaid Jumal oma vihas hävitab kõik need
kõik need ebapühad, mis meil kuskilt kaudu kellelgi tulevad. See on väga raske, vaata meil inimestena on väga raske vahet teha nendel asjadele, et Jumal ei tule kunagi inimese vastu. Me tiia, sest nõnda on Jumal maailma armastanud või kogu inimkonda armastanud, ütleme niimoodi. Aga ta mitte kunagi ei ühti nende väärate tegudega. Ja just ta hävitas patu, mitte inimese, kelles oli patt. Täpselt. Ja Jeesus Kristuse kohta ütleb ju ka Johannese kiri, et Jeesus Kristus on ilmunud või avalikuks saanud, et ta tühistaks kuradi teod. Selleks on ta ju ilmunud. Selleks ta ju tuli. Ja sellepärast ju Paulus ütleb ka, et ma ei arvanud teie keskel mitte midagi muud teada. Ainult teda, on ju, kes tegi kuradil ära. Nüüd on küsimus, aga milleks siis võitlus käib kuradega edasi? Tähendab, me ei tunne, meil ei ole piisavat suhet ja osadust Jeesuse Kristusega. Võti on Jeesuses, mitte võitluses kuradiga. Sest tema on juba ära võitnud. Ta avaliku pilke aluseks teinud, tühistanud kõik need pimedad teod. Aga meil on vaja tunda Jeesust, see võti on tema. Nii et võti on rõõmusõnum täna. Aga mitte võtmeks ei ole see, mida sina või mina meie teeme. Võti on alati, mida Jeesus tegi. Aga nüüd on küsimus, kas ma näen seda. Nii kui ma näen, saan kohe rõõmsaks. Et meie rõõm oleks täielik, nagu ta ütles. On meil osadus isaga ja pojaga. Ja nüüd ütleb, selle tõttu on meie keskel rõõm. Just rõõmusõnum ja rõõmu evangeelium ja armu evangeelium. Aga kirikus kostub see hirmu evangeelium ja ähvardused ja see ei ole enam see, mis on uue lepinguga kooskõlas. Aga see, et ta on andnud meile meelevalla tegelikult ka ikkagi teatud asju kinni siduda ja seista teatud asjade vastu on ju, et kui meil tuleb see ilmutus, et see on tehtud juba, siis me ka deklareerime selle välja nagu vaimumaailma ja seisame nende asjade vastu. Aga see meelevald on seotud ikkagi positsiooniga, ma näen positsiooni, kuhu mind on asetatud, sest lähtuvalt, mida ma näen, ma tegutsen. Kui ma ei näe, ma ei tegutse. Kui näed ennast, vaata, mina olen ka aru saanud, kui ma nägin ennast niimoodi lihas hüüdmas Jumala poole, nagu asjad nagu ei toiminud. No vahel ikka Jumal enda armust ikka, kes vastas palvetele ka, on ju. Aga vaata siis, kui sa näed siimoodi, mäletan siin Orissares nägingi esimest korda, siis kui oled Kristusega riietatud, mul oleks selg kohe sirgu niimoodi. Ma isegi vist punastasin siin. Sükene eriline olemine oli kohe niimoodi, ma olengi Kristusega riietatud. Ometiga ma olin aastaid lugenud seda ja oled ka armu sees, aga vaata, kui ilmutust ei ole. Ilmutust ei ole veel. Ja kui sa selle tasandil, kui ma nägin, tooge laibad siia või ükskõik mida, no kõik on sel hetkel võimalik, kui sa näed ennast nagu tule, siis ma olin nagu... Ja. Ei vaata, on eriline rõõm. Aga samas ka see tuleb ja võidaks ära varastada mingiks hetkeks. Ja siis ma jälle lugeda neid kohti tagasi saada ilmutus. Me inimestena ütleme vahel väga nagu kergekäeliselt või kuidas me väljendame seda. Me ütleme välja neid niimoodi, ma tean küll seda asja. Aga mitte see ei ole üldse oluline, tead sa või ei tea. Sellel pole tähendust. Oluline, kas see on Jeesuselt sulle ilmutatud. Sest siis, kui ta on ilmutatud, on sul võime tegutseda selle peale. Selles on elu siis see. Just, siin, kuidas ta siin väljendab ka ju, Paulus ütleb siin, et siit edasi ta ütleb ju, aga ta ütleb, et me ei ole saanud siis seda maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. Seda me ka siis räägime mitte inimliku tarkuse õpetatud sõnadega. Mõtle nüüd sellele, kui palju on täna kiriklikus valdkonnas inimliku tarkuse sõnu. Kõik see ilujutluste valdkond, kõik see, mis see on? Vaid vaimu õpetatud sõnadega, ehk teisisõnu, mida ma Jumala vaimult olen kuulnud. Sellel ma saan seista. See annab nüüd mulle meelevalla tõusta kõrgemale kõigest sellest tohuva pohust või inimeste virvar või selline, mis siin maailmas täna ringleb meie ümber. Tähendab, kus mul ei ole nagu kaiut või alust või seda fundamenti. Aga ma seisan vaid sellel, ma tean. Võtta päeval, mil Martin Luther sai nägemuse. Kui ta ütles, lihtsalt 0-4, enam ma ei saa, ei tagasi, ei edasi, vaid just nimelt nii ma lähen edasi ja kõik.
puuduvad kõik muud teed, vaid on ainult Jumala tee, seda teeb ilmutus. Ja vaata siin inimene ütleb, tulgu elu, olgu surm või mis iganes ees ootab, pole enam minu asi, ma lähen koos Jumalaga läbi kõigest, mis mind ees ootab. Aga vaata, see on nüüd saanud veendumuseks sinu sees. Ja vaata, seda ei tee su aju, seda teeb ilmutus su sees. Ja sellepärast me ei saa neid asju võtta nii kergekäeliselt, ta ütleb ikkagi, mida Jumala vaim on mulle nüüd või näiteks seal lugedes sellest pühaõhtu söömaajast Paulus ütleb, kui ta issandega koos oli, mida issand on mulle isiklikult edastanud, selle ma annan teile nüüd. Vaat nüüd ta võis öelda, ta võib isegi öelda, et kui tuleks ka mõni ingel taevast räägiks teile teist juttu kui see, mis ma räägin, olgu ta neetud. No need inglid on palju, kes teist juttu räägivad. On ju? Teistsugused nii-öelda vaimud, kes ei ole Jumalast läkitatud, ütleme. Ja siis ta ütleb, olgu ta neetud. Nii et ta selle julguse sai vaimust, nii nagu meiegi kuuldes sõna või saades nägemus issanda käest, kui issand ütleb, ma läkitan sind sellena või sellega, mida ta siis mulle või sulle on andnud, siis sa oled see, kes oled tema esindaja. Ja ongi kõik. Aga tegelikult nii lihtne see ongi ju. Mis siin siis keerulist on? Vend ei õpeta ju venda, sa ei pea õppima asja selgeks. On ju? Sa pead sõna kuulma issanda käest ja siis liikuma koos sellega. Ja vaata, ma ei tea, siin mõni aeg tagasi, kui kuulsin just nendes prohvetlikes sõnumiteski, et selle lõpuaja ärkamises tõusevad üles, isegi need väikesed lapsed või teismelised, tähendab siin vaata, ei ole enam tegemist sellega, mida sa õppinud oled või ei ole. Hea on muidugi õppida ja rohkem teada ja see on alus ka rohkema selle mõistmise jaoks ja arusaama ja kõige ilmutuste ja see nagu teatud alus on see. Aga teisest küljest ma ütlen, kui need vastpöördunud tulevad, nad ei tunne ju Jumala sõna üldse mitte midagi. Aga Jumala vaimu poolt on nad kõik juhitud. Vaat siis sa näed, kui palju suurem või ülevam tee on Jumala vaimu ilmutusel võrreldes sellega, mida inimene aastakümneid omandades püüab kätte saada. Korraga nad on täis vaimu, nad on täis usku, täis armastust, nad põlevad Jumalale ja mitte üks asi ei peata seda armeed liikumast. Ja ta ütleb, see tõuseb otse kui kastekoidu üsast või tema noorte sõdijate vägi. See on peatamatu. Nii et seal ei küsita, kas sul mingi missionikool on läbi tehtud või kas sa seda oled saanud enne missionisse minna ei saa, kui kõik need asjad on sul selgeks saanud. Ei, nad on kõigeks valmis. Vaat neile ei ole vaja õpetada, et sa pead kõigeks valmis olema, kui missionisse läheb. Nad on lihtsalt seda. Vaat see potentsiaal vägi lähtub Jumalalt nende asjade täitmiseks, kus sa oled korra pealt tehtud selleks, kes sa oled. Ja sa lihtsalt põled Jumalale ja katsu seda tuld kustutada pärast. Mõnes mõttes on parem, kui ei olegi isegi kirikus öeldakse ka vahel, et nagu, ma tean mullegi öeldud ja nii edasi. Pole viga, küll see 20 aasta pärast mööda läheb, saad samasuguseks nagu meie oleme. Vaata Jeesuse nimel, mitte iial ei selliseks ei. Läheb veel rohkem tuld täis. Sest tuld peab aina elu juurde tõmbama. Elu tõmbab tuld juurde, sest Jumala tules on põlemine ja see ei põle ära. Ei ole nii, et ma põlesin läbi. No mis tules sa siis huvitav käisid üldse? Läbi põlesid. See oli ju mingi vahe tuli ju. Jumala tuli ei põleta mitte kedagi läbi. Oluline on, et ma lähen Jumala poolt läkitatuna lähen välja ja siis ma lihtsalt olen see, kes ma olen. Ja ma ei küsi seal, et kuule palju pöördub või mis sünnib või ei sünni. Ma olen röömust temas, et ma saan teda esile tuua. See on minu rööm. Mitte nii, et ma ei tea, tihti kaasajal kuuled teistmoodi, et minnakse kogudust rajama või midagi tegema. Kuule, miks kogudust minna rajama? Inimesed saavad päästetud, vajadus on luua kogudus, aga mitte nii, et ma lähen rajama neid. Mis asja? Vaata, see inimlik meel paneb programmi paika, mida ma lähen tegema. Aga tegelikult Jumal toob esile iseenda ja seal on kogudus. Mitte nii, et ma lähen seda tegema. Saate aru, mõttes natuke mõttekäigu vahem. On ju, et sa inimlikult mõtled läbi asju, aga kui sa lähed Jumala poolt läkitatuna, siis lihtsalt seal tagajärg on, sünnivad tema, mis iganes sünnib tema tahtes. Et see ei pea kogudus olema, aga kas või üks inimenegi saab pöörde oma elule või muutuse oma olukorras
need on pisiasjad, need võivad olla ükskõik mis asjad, aga oluline on, et ma elan suhtes ja osaduses oma issandaga. See ongi uue lepingu mõte. Sellepärast meid toodigi ju välja vanast. Me ei ole üldse asja osanikud, aga üldse see vana oli ju juutidega seonduv. See ei ole üldse meie kui paganate rahvaste üldse osa. Aga see mõte jah, et sellest esimesest toodi meid ära ja võrdsustati kõik rahvad Kristuses üheks tervikuks, uueks inimeseks, kes peab kuulutama seda sama uut. Nagu Paulus ütleb, ma otsustasin teada ainult üht, Jeesus Kristust ja teda kui ristil öeldud. Kõik on seal olemas. Nii et ja selles me oleme võitud, selles me oleme õnnistatud. Seal on juba ette. See on tore näha vahel, kui inimesed lähevad. Ma saan aru, igal pool on omad tavad, aga tore on näha, kui inimesed õnnistavad, mis iganes toidulauda söövad. Aga tegelikult huvitav on see, et vaimselt töötab ta teistpidi. Kõike, mida ma söön, on õnnistatud minu tõttu, sest mina olen õnnistatud. Aga pole vale ka teistpidi teha. On ju, igatepidi võib teha. Aga ma räägin, et sa oled juba õnnistatu ja kõik, millest sa osa saad, on õnnistatud. Siin on vaja jälle näha seda. Jälle näha, see on nägemise küsimus, kuidas sa näed. Aga nüüd, et see Jumala eluase on ju meis. Kõik sünnib tema pärast. Elu pärast minu sees. Siis ei ole mitte nii, et ma teen talle midagi, vaid ta ise teostab ennast meis. Töötab asi nagu tema poolt, selle objekti poole, aga mitte nii, et meie liigume nagu Jumala poole justkui. See on inimlik selline lähenemine asjale. Aga Jumal on ju võtnud minu elu üle sinu elu, kõikide meie elud on tema käes ja nüüd ta toob ju ennast esile meie keskel. Asi töötab Jumala poolt, igal ühele ja samas ta töötab meie sees. See on midagi imelik on väljendada seda, jah. Ta elab ise endale. Jumal armastab ise ennast meie sees. Kas pole huvitav? Ta usub endasse läbi meie. Kas pole huvitav on ju? Ja minu armas õppejõud vaatab ka, vaat see kaplan Aavo Üprus. Tore. Et arm, ma mõtlen, et kui suur ja rikas on täna Jumala arm, kui ma küsin jälle, mida ma sain temale teha? Ma vahel tunned, et ma sain nagu palju asju elus ära rikkuda. Ja kui tema tuli, muutis tema kõik korraga uueks. Kõik oli korraga uus. Ja nüüd temas maksab vaid ainult see, mida tema ise sinus ja minus teeb. Ükskõik siis, mida kirjutatakse meie elude kohta, ajalugu kirjutab või mis tunnustusi meie eludele antakse, teate, sellel pole tähendust. Tähtis on, mida räägib Jumal meie elu kohta, kuidas tema sai toimida sinu ja minu läbi täna. On ju siin nagu osaduseski me täna oleme, et kuidas Jumal sai elada oma elu välja meist, on elu mõte. Aga mitte esmane mõte ei ole, et me taeva saame. Armsad, taevas me juba oleme. Kui sa nüüd näed usus, seda on jälle, kes ei näe, siis on jälle appikarje. Et kuidas. Paljud unistavad taevasse saamisest. Aga päeval, mil ma tulin maailmast välja, ma tulin ju taevasse. Kus ma siis nüüd olen? Ma olen ju taevases seisundis Kristuses. On ju, et meid alati leitaks tema seest. Paulus ütleb, et mul kunagi ei oleks oma õigust, mis tuleb käsust. Mitte kunagi. Just, et käsu läbi, et ma just tuli nagu tükkan, et see, kes on käsus, see kirjutab ise oma tegude läbi endale eluraamatut otse kui. Aga vaata see, kes on armus, Jeesuse veri kirjutab seda eluraamatut sulle. Ta ütleb, me oleme tema ära võitnud ju talle vere tõttu, oma tunnistussõna tõttu ega ole oma elu armastanud surmani. See on see, me juba päästes mõistes seda, et mul ei olnud Jumalale mitte midagi anda, tuua ega teha. Tema võttis ju minu elu ja nüüd mina ütlen, issand, siin ma olen. Ja nüüd, kui palju kellegi usk nüüd lubab Jumalat tegutseda? Niimoodi keegi annab ennast Jumalale, on ju. Kus on meie usupiirid? Ja nüüd, kui kellegi piir ei ole, ära süüdista neid, kellel on suure Jumala armastuse tundmine. Kuidas sulle see lubatud, kuidas sa seda teha saad, kuidas nii? Ei, meil on kõik lubatud Jumala enda pärast, aga nüüd Jumal ütleb, millest kasu on ja millest kasu ei ole. Mis õnnistab teisi ja mis ei õnnista.
on ju, vaat siin tekivad nüüd need vahed. No siin ongi, kui suhe on, siis sa kuulad ja sa teed tema tahtmist, mitte ei tee seda, kus liha tõmbab. Ja. Sest ta ütleb, maailmas on ju lihaimu, silmaimu, elukõrgus. Ta ütleb, maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, see on nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ja kus me elame täna? Elame küll maa peal, aga me elame ju taevas samas. On ju? Taevalikus olukorras Kristuses. Ta ütleb, kõik tõotused on seal jah ja tema läbi aamen. Kõik on tema läbi. Mitte midagi pole meist, kõik on temast. Küll oleme teate õnnistatud. Kui me vaid näeksime, see kõik nägemise küsimus. Usk ongi nägemine. Armsad, on ju nii? Aga see järgmine kirjakoht siin ütleb väga selgelt ju, 14. Mis ta ütleb? Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. No nii ta on. Ja sellest me räägimegi. Hingeline inimene. Sellest tõlkes. Ja siin ütleb maine inimene. No see ongi see tunnete, kes oma tunnetes nagu elab. Kes seab tunded nagu esikohale kõikide asjade taotlemisel. Tal on tähtis, et tal on hea enesetunne, tal on hea käik igalt poolt, rööm, minna läbi igalt poolt. Aga meil peab olema vaimustus Kristusest. On ju, osadusse me tuleme ka kokku tegelikult ju tema pärast. Mitte hea tunde pärast. No kui on ka neid, kes tulevad, no ja siis küll nad ka õigele kohale välja tulevad. On ju, kui sest õigusest räägitaks. See on ainult võtab hetke aega ja siis me tuleme kõik selle koha peale tagasi jälle. On ju, kus on õige koht, kus on Kristus sees. On ju. Nii et kuidas selle maisega lood on, maine jah, vaatab pealt ja mõtleb. Ei, kõik, igal ühel on oma päev selleks, et pöörduda Jumala poole. Sest kui see on ristil ära tehtud, teate, mina usun, et Jumal tuleb võitjana välja kõigest. Aga see, mida tihti usutakse, seal ei ole Jumal võitja. Kuidas see sünnib? Vaata siin ma ei saa, Jumal on Jumal, on ju. Meie inimesed oleme oma teatud piirangute ja piiratustega. Aga Jumal on kuradi ära võitnud. Ja kõik tema kuradi pettused paljastuvad Jumala valguse käes. Kuidas ta seda teeb? See on tema lugu ja tema teha ja meie oleme siin vaid tema armu selle tõe väljendajad, kes me toome esile tema tõde. Aga ma ei saa sellepärast nõustuda mitte ühe valega, mis on Jumalas vale, see on ka minu jaoks vale. On ju? Ja mis on Jumalast tõde, on ka minu jaoks tõde. Teistpidis olla ei saa, sest me kanname ju tema vaimu. Ja kui need ei lähe kokku, siis on siin midagi, vahel nagu lähevad asjad segamini või lappama, kuidas öeldakse. Need asjad ei ole mitte nii nagu peaks olema. Aga pole midagi. Küll see võtab aega, aga see Jumala tunnetus tuleb esile. Tal pole pääsu, peab tulema. No vaata, täna lugesin see Galaatia 2 kogu aeg, ma ei tea, mingi 1000 korda vist lugesin. Kuidagi avanes ka, et täpselt nagu see Paulus noomiks mitte Peetrust, vaid ütleme, et väga paljusid kristlasi praegu. Galaatia kogudust, jah. No üldse praegu, kui ma vaatad tänapäeva ümber, vaatad, et tegelikult seal on nii sügavus, et kus me paneme nagu ämbrisse, kus pani Peetrus ämbrisse, kui ta ikkagist küll oli seal patustega koos, tõenäoliselt, mul hakkasin mõtlema, et tõenäoliselt oli ta sellepärast patustega koos, kuna ta oli nagunii Jeesusega koos olles lihapäevil käis nendega koos ju. Ega ta kuskil ukse taha jäänud ju. Ja siis võeti tal see lihapäevade Jeesus ära ja siis hakkab kõikuma sinna judaismi poole ja sinna tagasi ja ikka läheb sinna patuste juurde ja siis läheb sinna ja lõpuks ikkagi ta hakkab juutidele kuulutama. Ja tihti peale siis võtavadki nüüd praeguse aja kristlased, kes me oleme paganatest tulnud, võtavadki selle, ütleme nii-öelda Peetruse õpetuse, mis on juutidele määratud, võtavad just endale. Selle asemel, et panna Pauluse rida, kes ongi paganatele määratud. Jah. Aga eks see Peetruse, ütleme, tal oli ikkagi tegemist väga tugevate traditsioonidega ikkagi. Seal vaata Korneliuse koja sündmuses tuleb ka esile, kui Peetrus ütleb nii, et ütleme 9 aastat peale Jeesus üles tõusmist, ta ütleb ju veel kord seda, ma pole iial üle Moosese käsu astunud. Ma lisan selle Moosese vahele, aga seal ta ütleb, ma pole kunagi veel Jumala käsust üle astunud.
ta püüdis neid juutide käske pidada kõike kõigiti ja igati. Ja kui ta saab 3-kordse nägemuse selles olukorras, verista ja söö, Peetrus ütleb, mitte eales ma ei tee seda, pole kunagi teinud ega ei tee ka. No vot, ja siin sa oled nüüd Jumalaga vastakuti ja mis sa nüüd teed? Pean Moosese käskustavat. Ja kuhu sa sellega välja lähed? Vaat nüüd tuleb issanda sõna. Vaata, mis on kõrgem tasand kui Moosese käsutasand. Sest Moosese käsutasand oli ju liha loomusele antud. Aga nüüd, kui oli antud korraga Jumala seadus, siis Jumala seadus oli ülevam või kõrgemal, kui oli see maine. Või maine Moosese. See, mis minu telefon lasta häälitseb. Lasta häälitseb. Jah. Et nii, et kui meie hoiame täna kinni, vaata piiblis on ka mitmes kohas ütleb, et kus räägib sellest Jumala käsust, siis mina näen, et Jumala käsk on seotud, täna kui piibel niimoodi väljendab Jumala käsk, siis Jumala käsk on seotud selle Jumala sõnaga, mida me omandame Jumala käest. Ja me täidame seda, sest iga tema sõnaga kaasneb ka võime täita seda. Aga Moosese käsuga ei kaasnenud seda. Moosese käsuga kaasnes lihtsalt korraldus, tee seda ja ela selle varal ja kõik. No kui ei oleks võimalus olnud, ega siis poleks ohvrid neid härgasid veristatud ja tallasid toodud. Nii et kui mõnigi tahab väita, et inimene oli suuteline pidama ja täitma, see on küll eksitus, kui Jumal ütleb, ei üht ainsatki minu ees ei olnud õiget, kes oleks täitnud. Kõik olid röövlid enne Kristust. Enne teda olid röövlid ja vargad, kes tulid mujalt sisse, mitte uksest. Uks oli Jeesus. Ja samas kui pühad nad olid, võtame Taavet ja Jeesaja ja kõik. Ja Jumal ütleb nende kohta röövlid ja vargad. See on uskuvõtu. See on täiesti... Seal on piiblis on nii palju veel, mis mind paneb nii sügavalt vahel mõtisklema asjade üle. Näiteks? Näiteks kas või see, kui Jeesus ütleb välja sellised sõnad. Üks on tapja algusest peale. Tee piibel lahti. Jumal tapab algusest peale inimesi nii, et anna olla. Ja kas see on ikka Jumala? Ja kes on tegelikult tapja? Üks on tapja olnud algusest peale. See on kurat. Jumal ei tapa. Jumalas ei ole tapmist, Jumalas ei ole kurja ja nii edasi. Kõik hea ja täiuslik annetus tuleb ülevalt valgus isalt. Selle peaksime iga kristlasena lahti närima enda sees, aga see ei ole mitte kerge, sest seda õpetatakse teistpidi, kõik pahupidi. No kõik peavad teadmise, et judaismis oligi, et ei olnud seal kui kurat kui tegelast, et tuligi nii hea kui halb tuli nii-öelda Jumal. Pimedus ja valgus tuli Jehovalt, kuri ja hea tuli Jehovalt. Ja Jehova tõi esile kõike, kõik tuli temalt. See oli hebralaste seisukoht oli. Seda me näeme Jesajas otseselt, kus on see välja toodud. Ja mis sa teed? Ja seal Aamos vist ja kus seal ütleb ju, et kui linnas on mingi õnnetus ja häda, et seda ei oleks mitte põhjustanud Jehova. No anna olla. Mis asja? Kõike õnnetust ja häda põhjustab Jumal või? Mis asja? Jumalas ei olegi sellist asja, aga see oli juutide arusaama asjast. Vaat me peame siin vahe tegema. Ega siis Jumal sellega, Jumal on ju läbi aegade see sama. Aga et ei olnud mõistmist, mida kuri põhjustas. Nii et, vaata, siin on need asjad, aga neid on mitmeid asju tegelikult, kui sa hakkad niimoodi Jumala sõnas uurima ja sa hakkad tema loomusega lähedasemaks saama üha enam ja enam, siis sa saad aru, nagu Peetrus ütleb, lootkem lootkem täiesti armu peale, mida meile pakutakse Jeesus Kristus üles tõusmises. Või et kus ta ütleb, et te olete saanud väega või kuidas ta ütleb selle osa üles tõusmise väest, kui me saime päästetud. Me oleme sellest väest osa saanud. Kõik, mis oli Jumalal Jeesus üles tõusmise jaoks, oli antud nüüd temaga koos ka meisse. Järgmine küsimus, näed sa seda või näed? Ära ütle, et sellest mingi pisikese osakese mina olen ainult saanud. Okei, see potentsiaal, kõik elab meie sees. Teine asi on see, kuidas ma seda nüüd näen ja rakendan, on hoopis teine teema.
Aga see, et me oleme kogu tema üles tõusmise väest osa saanud, on jah ja aamen. Aga järgmine küsimus, kuidas sa näed ja usud? Vastavalt sellele sa tegutsed. No siis on see igatsus, et ma tahan seda näha, Ja. siis Jumal ka annab seda, Ja ega mul rohkem ei ole ja seda rohkem. iseendas Ja. nii-öelda ka kusagil nagu võtta. Ei ole endale võtta. Aga samas, kui on Jeesus elab meis on ja mul on igatsus seda rohkem ja rohkem mõiste aru saada, siis Jeesus ka annab mulle selle. Ja, ma isegi täpselt. selle pärast muretsen. kõik, kes igatseb, Jah. kõik saavad. Ja ainult öelda, et Jumal annab ainult suuremat nälga ja põlemist. Ja ma saan aru, meie elus me kõik tuleme ju välja kusagilt, nendest olukordadest. Vaadake, Aasap oma 73. laulus ütleb, ta vaevles ja hädaldas ja nurises seal Jumala ees. Miks need rikkad ja elavad nii sellist elu ja tema vaevab oma vaga hinge ja püüab kuidagi toime tulla siit ja sealt ja teised patused pimeduses elavad nii hästi ja tema vireleb kuidagi moodi on ju. Ja ta ütleb, ja kuni ma tungisin Jumala pühade saladuste sisse. See on üks päev meie elus, kui me saame Jumalalt ilmutuse ja lähevad kõik asjad me elus paika, et me korraga tema ka palub armu nendele, keda ta ennem, kuidas ütleme siis, imetles, kui hästi meil kõik läheb, jah. Ja veel nad on patused ja ülekohtused ja... Arvestas ka mingil määral. Jah, aga et kuni ma tungisin selle ilmutuse sisse ja nägin issand antud otsa, nüüd ta sai hakata eespallet tegema nende ees. No, samas peaksid olema ka need, ütleme, et kes seal kirikus räägivad, et võiksid ka nagu ilmutuse sees olla. Ma mäletan, kui mina olin just alles päästetud saanud, mulle öeldi, et ära hakka seda Vana Testamenti näppima, hakka uuest lugema, aga mina hakkasin mõtlesin, et raamatut loetakse algusest peale, hakkasin algusest lugema. Ja ma ei oleks Jumalaga nii liidu läinud, sest et ma mäletan, et ma küsisin ka pastori käest, et kuule, miks see Jumal nii kuri on, et ma ei tea, kas ma üldse tahangi siin kirikus enam käia, et mine tapa kõik lapsed ja kõik, keda näed, on ju suured raugad ja kõik tapa ära. Ongi siis seletati, et sellepärast, et Jumal tahtis oma püha rahvast hoida, et kuskilt mingi kõrvalt sisse ei tuleks mingi ebapühadus. Ma siis nagu leppisin sellega, tundus nagu väga loogiline, et Jumal siis nagu hävitas ja käis kõik tappis ära. Ja siis mõtled, et kuidas Jumal saab mõrtsukas olla, siis ütleb, kuidas saab, tundub nagu skisofreenik, kuidas saab öelda Jumal ära tapa mulle, kui ta ise on tappja. Et ei ole nagu loogiline. Jah, seal tekibki nüüd see balansilt läheb asi välja, on ju. Jumal on täis viha, aga mul käsib armastada. Või siis nagu Jeesus äratab surnust Lazaruse ülesse, Jumal siis ütleme tapab ja siis Jeesus käib äratab, et iseendaga on vastuoles siukene kahestunud isik on. Jah. Nii et siin on need küsimused ja me peame elus need küsimused oma elus läbi käima ja läbi minema nendest ja jällegi mõistma, Jumal on hea, tema on ustav, tema on tõene, tema ei muutust ega varjutusta varju ka ei ole, kõik on temas, halleluuja. Nii et lühidalt öeldes, Jumalaga on kõik halleluuja. Kõik on hästi Jumalaga. Teine küsimus on see, kuidas me neid asju näeme ja ma räägin need just, kui me loeme kõik, me loeme piiblit, aga kui paljud tõlgendusi, erinevaid tõlgendusi me anname piiblist. Ja see on probleem, ilmutust ei ole. Oleks vaim ilmutaja, oleks me ühes osaduses, ma saan aru, erinevalt kindlasti me usuksime ja toimiksime eri asjades, sest meil on erinevad kutsed. Aga me tuleksime kõik kokku armastuses, osaduses selle ühe isiku ümber. Ja vaata, kui suur armastus, kui ta juba ühe talle või siis kellel talle polnud, ütleme, ühe linnukese pärast andis kõik patud andeks ja niimoodi. Et mulle tundub, et seda Jeesuse verd nagu ei väärtustata, et kas ma ikka olen andeks saanud või ei ole, kas ma piisavalt hästi kahetsesin pattu või mitte. Ma ei tea, kui hästi need juudid seal kahetsesid. Tõid oma selle ohvri ära ja oligi korras. Aasta otsa oli puhas poiss. Aga meil on niimoodi, et ei tea ikka, kas ikka andis. No tundub, et väga nonsens siukene. On. Ometi see Jeesuse veri on ju palju suurem. Jah, see näitab, et meil ei ole uue lepingu mõistmist. Meil ei ole seda ilmutust, jah. Vana ja uus leping on meil nagu paigast ära. See näitabki seda. Sest kui ta on öeldud, et nemad on tema võitnud, siis me oleme ka tema võitnud. Talle vere tõttu ja oma tunnistussõna tõttu ega ole oma elu armastanud surmani, siis see ka nii on. Ja kõik alus on paigas. Aga nüüd, kui ühes kohas räägitakse nii, teises kohas naa. No vaata, nagu sa juttu alustasid, et mingi tädi
hakkas rääkima, et üks ja sama leping on uus ja vana. Lastakse siis siuksed raadiosse. No mis sa teed, aga noh. Ja kui paljud said petetud nüüd eile, kui seda jutlust kuulasid, on ju? Seda tädi kuulasid. Mõni sai omale usukindlust ja usujulgust ja jõudu ja teine sai, ma ei tea mida ja kolmas ei tea keda veel kaela. No mis iganes võib olla. Aga oluline on see, et Jumal on ju meie isa, hoolitseja meie eest. Ja armastus, ta on ju armastus. Ta ei ole nii, et ühe külje pealt püha viha ja umbes ühe käega on ta püha viha ja teise käega on ta suur armastus. Aga me loome Jumalast taolisi pilte. Ja näiteks tihti kuuled, kuidas öeldakse, Jumal on armastus ja siis hakkab pihta, aga ärme unusta, ta on ka püha viha. Mina teen tõlget kohe nii. Jumal on armastus, see tähendab, Jumal ei ole armastus. Punkt, kõik. Nad tahavad sassi selle, et Jumala viha, ütleme, on nagu vaata ristil oli patu peal, teemonite peal, needuste peal, mitte inimese enese peal. Vaat see aetakse sassi, et ka praegu ütleme, kui mina näiteks lähen praegu õue, ütleme, ma ei tea, mis iganes seal teen, tapan kellegi ära näiteks, loodetavasti mitte. Sõnad on suur jõud. Et siis ka, et mitte Jumala viha ei tule minu peale, vaid selle patu peale, mis tedega või siis teemoni peale, kes mind suunas seda tegema, sest et normaalne inimene ei tee seda. See peab olema väga demoniseeritud, kes läheb nüüd õue ja kedagi tappa lambist. Ja see nii on, et kõik, mis ristil sai paika pandud, see ka täna paigas on. Ja kui midagi jäi ristil lahendamata, siis täna inimesed seda lahendavad. Ja see on nüüd meie nägemus. Kuidas me näeme ristil tehtud? Kas Pat sai vastuse ristil või ta ei saanud vastust, on ju? Kas meie vana, mina või millega võitlused käivad täna, kas see sai ristile löödud või ta ei saanud veel? Tuleb veel jätkata sellega. No tähendab, siin ongi nüüd näed, mis lahingud käivad edasi. Kõik on valguse küsimus täna. Ja siin vend ei õpeta siin venda. Siin on nüüd Jumala valgus, Jumala elu. Ja ta ütleb, Jeesus ütleb, ma olen tulnud teile tooma elu, et seda oleks üliküllus. Nii et halleluuja. Halleluuja. See on kokkuvõte, see on halleluuja. Jumalaga on kõik hästi.